Nii. Ja räägime siis toitumisest Parashield programmi ajal. See kehtib ka Parashield Plus programmi ajal. Siin olen kokku kogunud variandid sellest, mis on siis ametlikud soovitused ja samuti siis räägin sellest, mis minu kogemus näitab, kuidas on parem. Alustame siis sellest, et mis ei ole programmi ajal soovitatav. Kuna tegemist on parasiitide vastase programmiga ja parasiitide ja ka seene lemmiktoit on magus, pärm, suhkur, ka näiteks ütleme nii looduslik suhkur, siis selle programmi ajal kõik need 30 päeva väldime magusaid toite. Me ei söö samuti mett, ei söö magusaid puuviljasid, ei söö kuivatatud puuviljasid, küpsiseid, jäätiseid. Me ei söö selle programmi ajal mitte midagi, mis sisaldab suhkurt. Puuviljade puhul nüüd on mõned puuviljad ei ole magusad, näiteks avokaado. Avokaado on isegi väga soovitatav programmi ajal, siis sidrun, greip, et need on lubatud. Aga kõik magusad puuviljad palun välistada. Samuti ei joo me kohvi ega alkoholi. Alkoholijääk on ka suhkur ja samuti ei joo magustatud toit. Kui te poes käite, siis kindlasti tasub vaadata, et ega ei ole toitudes suhkurt, mida te ostate. Nii et proovige õppida siis lugema etikette. Samuti ei ole soovitatav süüa termiliselt töötlemata liha. Ehk siis toorest liha, ainult näiteks suitsutatud või soolatud kala, liha ja kala, mis ei ole siis nagu läbi kuumutatud, seda mitte süüa, sest juba see liha ise võib parasiite sisaldada. Ja samamoodi siis teraviljad ehk siis rafineeritud teraviljad, valge riis, nisujahu, et sellised asjad välistada. Veel me ei soovita tarbida piimatooteid, kindlasti mitte gluteenitooteid, sest gluteen nagunii ei ole väga hea ja kasulik meile. Isegi tänapäeval osad teooriad ütlevad, et gluteen ei sobigi üldse mitte kellelegi. Et lihtsalt inimeste taluvused on erinevad, et mõni inimene talub gluteeni paremini, mõni halvemini, kellel siis on nii-öelda diagnoositud gluteeni talumatus, siis nendel see väljendub nagu tugevamalt, kellel aga ei ole, siis tegelikult ei sobi väga teistele. Ja samamoodi gluteen on väga hea pärmseene toit, nii et seda tasub vältida. Väldime sünteetilisi e-aineid, kindlasti mitte lauaäädikat sisaldavaid toite süüa, mitte süüa poolfabrikaate, nendes on ka transrasvad võivad olla. Siis siin on välja toodud ka, et maapähklid ja India pähklid ja pistaatsiapähklid, et neid võiks vältida. Neid on sellepärast soovitatav vältida, et muidu on pähklid ja seened kõik lubatud. Aga kuna nad on sellised pähklid, mis võivad sisaldada siis seenekiude, ehk nad on altid sellele, et endasse võtta seenekiude. Ja samuti melon, ja melon on lisaks sellele, et ta on muidugi ka magus, siis ta väga kergelt on niisugune hallitust ligi tõmbav viili meil. Ärge kasutage pärmi ja samuti ei ole soovitatav suitsetada, sest et juba suitsetamine ise, suitsetades me tõmbame sisse väga palju toksiine ja kui me puhastame organismi, siis ei ole vaja samal ajal neid ju peale endale laduda. Nii et eesmärk on ikkagi saada organism puhtaks, saada energiasse, saada parem tervis. Mida siis soovitada? Kõigepealt
Kindlasti eelistada toiduaineid, mis normaliseerivad aluselist happelisest tasakaalu. Ehk siis pigem aluselised toidud. Ma nüüd ei hakka siin eraldi neid kõiki välja tooma, aga Google annab väga ilusti vastuse, millised on aluselised toidud. Ja pigem soovitada neid, sellepärast et parasiitidele meeldib väga happeline keskkond. Parasiitide jaoks on happeline keskkond täielik pidu ja me tahame neid endast välja saada, siis on vaja pigem tarbida, süüa aluselisi toite, jooke. Mis siis on? Värsked ja külmutatud marjad ja köögiviljad, haarikas, mustikas, jõhvikas, suvikõrvits, veel on ju mustad sõstrad, magusad sõstrad, kurk, värske hapukapsas, on ka lubatud peet, lillkapsas, tomat, küüslauku tasub kindlasti võtta, sest et küüslauk ise on juba parasiitide vastane. Siis kui panna veel ka menüüsse küüslauku, siis see on väga hea. Näiteks saab teha oliiviõli ja küüslaukpastet salatitele. See on päris hea, et sobib. Siis värskeid pressitud juurviljamahlad. Pange nüüd tähele, et mitte puuvilja, vaid juurviljamahlad. Ja maitse rohelised petersel, till, sibul, et väga head toiduosad. Siis siinkohal ma võin ka soovitada ühte väga head smuutit, mis siis on roheline smuuti, kuhu siis pannakse avokaado, spinat, kurk ja siis sellerit, üks vars näiteks. Ja sellest teha smuuti näiteks hommikuks väga hea, väga mõnus ja annab energiat ja väga mõnusa maitsega. Et see avokaado seal nagu tasakaalustab seda selleri maitset, kui kellelegi selleri ei meeldi ja muudab selle smuuti selliseks pehmeks ja sametiseks, et väga mõnus smuuti. Võib-olla alguses tahab harjumist, põhimõtteliselt võib panna ka mõne tera soola sinna sisse, kui tundub liiga mage, aga tegelikult on see täiesti naturaalselt kujul väga hea. Siis on soovitatavad naturaalsed hapendatud piimasaadused ja need on ilma suhkruta. Küll aga nagu minul oli seal teisel slaid, siis mina soovitan ka neid vältida. Ja just siis mõeldes näiteks seentel meie kehas. Aga kui on tunnete, et on seda vaja, siis pigem naturaalsed ja hapendatud. Teraviljatooted, nüüd jällegi seal teisel slaidil oli, et teraviljatooted välistada, ehk seal oli mõeldud siis rafineeritud, et kui võtta teraviljatooteid oma menüüsse, siis teraviljad on sellised, mis tõstavad meie suhkurt, mis on jällegi pidupäev parasiitidele, kiired suhkrud veel lasevad veresuhkrul edasi alla käia, mis ei ole ka väga hea ja on samamoodi parasiitidele tekitavad suurt pidu. Siis täistera, tatar, hirss, kaer, gliid, samuti võib võtta quinoaad, aga nüüd jällegi, kui võtta, et täistera leivad, saiad, siis mina neid soovitan vältida. Et tegelikult me oleme võimelised küll läbi saama need 30 päeva ilma saia ja leivad. Või siis, kui te ise näiteks ise teete kodus juuretise baasil tatra leiba, toortatrast, siis ju võiks ju võtta ka seda leiba. Aga üldiselt soovitan selliseid poe täistera saiasi leibasi ka vältida ja tihtipeale neis on ka gluteen sees, et sellist gluteenivaba on raske leida, mis on suhkruvaba, gluteenivaba ja täistera. Et selline siis üks viil võib-olla oleks selline okei. Lihatooted kindlasti peaks olema öko. Soovitame vältida punast liha, ehk siis pigem võib-olla loomse valgu puhul võtta siis ta peaks olema kindlasti ökokanaliha või siis mereannid näiteks või kalkun, et sellist siis valku
aga kui nüüd tahaks ka võtta sellise väljakutse vastu, et see 30 päeva võib-olla olla ka taimsel toidul, sest see on ka kehale väga kasulik just selle aluselisuse seisukohast, siis võib võtta läätsesi, herneid, ube, kikerherneid, need on taimsed sellised valguallikad ja tofu muidugi. Aga jällegi tasub vaadata, et tofu peaks olema öö. Ja oliiviõli salatite maitsestamiseks on väga hea. Olulise osa siis menüüst võiksid moodustada toorsalatid. Siin edasi me vaatame ka taldriku reeglit ja siis ma seletan nagu selle rohkem lahti. Eelistada tugevalt aluselisi aedelehtvilju. Võib kasutada idusi ja võrseid. Eestis on poodides väga fantastiliselt suur valik erinevaid idusi ja võrseid ja nad peaks olema kõik puhtad ja sealt saab väga neid vitamiine, mineraale, et kindlasti väga hea võimalus siis rikastada enda taldrikut idude ja võrsetega. Kasutada võib kookosrasva, et kookosrasval on tugev seenevastane toime. Seda siis võib panna näiteks praadimisel, peab vaatama, et ei tohiks suitsema minna. Tegelikult praetud toidud ei ole väga soovitada, ütleme, kui kuumutada, midagi soojendada panni peal õrnemal tulel, et siis võib kasutada või võib ka näiteks nahale panna, et kui on nahaprobleemid, siis ta on väga hea selline nahaprobleemid, öeldakse, et tekitab seen, siis kookosrasv on väga hea selline seene vastu võitleja. Soovitatakse süüa hapendatud toite, et see on siis väga oluline soole mikrofloora tasakaalustamiseks, aga mis on väga oluline seal tähele panna, et ei kasutaks äädikat. Peab vaatama, et need hapendatud toidud ei tohiks olla äädikad. Nüüd hapendatud toitudega on ka niimoodi, et kui ei ole neid varem kasutanud, siis ta võib tekitada selliseid natuke seedehäireid, et organism vajab nendega harjumist, nad on väga kasulikud, aga organism vajab harjumist ja siis on hea, kui näiteks alustada ühest lusika täiesti ja niimoodi vaikselt siis seda kogust tõsta, siis väga kasulik selline osa toidust. Ja vaatame siis nüüd taldriku reeglit, et kuidas on siis kõige lihtsam endale valmistada taldrikut. Nagu siin pildil näha, siis see taldrik on tehtud 4 osaks. Seal on täisteratooted, tervislikud valgud, puuviljad ja köögiviljad. Kuna meil on puuviljad välistatud, siis kohe see vasakpoolne pool läheb puuviljade arvelt, läheb see roheline pool taldrikut on siis köögiviljad. Ja sellest pool kindlasti võiks olla värske ja teine pool siis võib-olla aurutatud või võib ka olla täiesti väga kasulik on, kui üldse see pool taldrikut ongi sellised rohelised erinevad salatid ja lehtviljad ja siis võib-olla ka mingid köögiviljad, et täitsa see pool taldrikut võib olla. Siis valgudest me rääkisime, siis on üldse 1/4 kogu taldrikust. Ja siis see 1/4 täisteratooted, siis sinna võib siis panna siis täistera, aga kui nüüd te soovite pigem minna sellisele madalama glükokeemilise koormusega toitumisele, siis ka see osa võib olla näiteks aurutatud köögiviljad või mingid juurviljad. Valik on sinu. Kui sul on soov kaalu kaotada, siis tasub ka võib-olla sellised juurviljad pigem haurutatud sinna panna. Kaalikas, lillkapsas, brookoli, porgand, need kiudainete rikkad ja siis haurutatud. Valk siis on igalühel omal valikul, kas siis taimne või loomne valk. Taimne valk on veel ka vetikad näiteks ja kui ei taha neid poest osta, neid vetikaid, siis võib ka osta, näiteks müüakse spiruliina toidulisandeid,
Samamoodi meil müüakse väga hea, meil 100% puhas spiruliina tablett, seal pole mitte ühtegi lisaainet ja ta on põhimõtteliselt 100% oma toitained kõik säilitanud, sest see tehakse sellisel kujul, et see on kiirkülmutus-kuivatusmeetodil, et toitained jäävad alles ja ta ongi sellisel väga hästi omastataval kujul. Süüa võiks iga 3–4 tunni tagant. Et see võiks olla umbes niimoodi, et 3 põhitoidu korda ja 2–3 vahepala. Põhitoidukordadel kindlasti kinni pidada taldriku reeglist, just see, mis ma rääkisin. Muidugi on väga oluline ka sinna taldrikule panna rasvad, head rasvad siis ehk külmpressitud erinevad taimerasvad, pähklite, oliivide rasvad, õlid siis õigemini. Ja miks on vajalik 3–4 tunni tagant süüa, on see, et veresuhkru tase oleks läbi päeva stabiilne. Ja oluline on silmas pidada seda, et ei tunneks nälga. Et kui ikkagi tuleb see vajadus midagi süüa varem, siis kohe on hea omale näiteks valmis, et oleks olemas mingisugused kas siis tomatid või tükeldatud lillkapsad, et mida saaks kohe võtta, et seda ei tekiks seda nagu vastupandamatut isu, et me hakkaksime sööma valesid toiduaineid. Jah, ja siin taldriku reeglid, siis siin taldriku reeglil on ka toidud, mis on Paraschildi ajal välistatud, siis neid välistada. Aga pärast Paraschildi tasub täitsa võtta see taldriku reegel nagu ta on ja tervislikult edasi toituda, kui nüüd on soov kaalu langetada ja kui tervislikult edasi toituda, siis see kaal ei tohiks ka tõusta. Nii. Vaatame edasi, kuidas siis poes käia. Sellest ma juba rääkisin, et oska lugeda toote etikette, vaata, et seal ei oleks lisatud suhkruid, et seal ei oleks neid e-aineid sees. Kõige parem on kindlasti toit ise teha, kõige parem on selle programmi all, kui on võimalikult palju värsket toitu. Nüüd väldi siis transrasvhappeid, ehk siis need on tavaliselt nendes valmistoitudes. Pigem soovitan mitte võtta neid valmistoite. Jah, et kui võtad seda mingisugust teravilja poest, siis see suhkrusisaldus tootes, siis ütleme selline looduslik suhkrusisaldus ei tohiks olla üle 5 grammi kindlasti. See on siis täisteratoodete puhul, mis võivad süsivesikuid sisaldada. Kindlasti jälgi, et ei oleks toidule lisatud erinevaid siirupeid, et võib-olla seal on need suhkurt ei ole, aga on glükoosi, fruktoosi siirup näiteks või maisisiirup. Samamoodi tegelikult soovitame vältida neid magustajaid, ka looduslikke magustajaid. Et kui nüüd võib-olla alguses ongi keeruline, et magusa isu on või midagi, siis tegelikult see õige pea kaob ära. Harjumus tekib 21 päevaga reeglina ja siis juba need isud kaovad ära. Poodi kindlasti enne poodi minekut sööge, et ei ostaks kokku valesid toitaineid, valesid toite, sellepärast et siis te ostate valed asjad, teil on kõht tühi, te lähete koju, te ei raatsi neid ära visata ja siis te juba sööte programmi all valesid toite. Ärge tehke nii, pigem tehke nimekiri, vaadake, et teie kõht on täis, et teil on piisavalt aega poes, et te kiirustades ei pane neid asju korvi, et nii on kõige sellisem rahulikum ja stressivabam. Väga hea, kui saad planeerida ette järgmise päeva, siis ka ei teki neid olukordi, kui kõht on tühi, näiteks tekib mingi tühja kõhu tunne ja siis võib-olla võtad mingisuguseid valesid toite. Pigem hea, kui päev on ette planeeritud. Ja kindlasti eelista ökoloogiliselt puhast toitu.
Pane tähele ka seda, et näiteks munad võivad olla kanadel, kes on toidetud, kellel on antud antibiootikume. Minu teada Eestis ei ole ei kanadlihadel ega munadel kuskil kirjas, et ei ole antibiootikumidega toidetud, ehk siis pigem eelistada ökot. Samamoodi kalade puhul, et mis need on sellised odavamad, võib-olla Norra lõhed, mis on siis toidetud teraviljaga ja kuhu on värvaineid pandud, ka need ei ole väga head meie organismile. Vähe sellest, et seal on mingid lisaained sees, ega me ei saa sellest isegi omega-3 rasvhappeid, kui nad ei ole olnud vetika toidu peal. Et ikkagi igal juhul proovida eelistada selle puhastusprogrammi ajal ökoloogiliselt puhtaid toite. Ja räägin natukene ka veest. Nüüd Parashi-programmi ajal on eriti oluline pidada vee joomise režiimi, kuna hakkavad ju organism hakkab väljutama parasiite, organism hakkab väljutama toksiine ja kui me ei joo piisavalt vett, siis tegelikult organismil ei ole võimalik neid väljutada ja need toksiinid jäävad organismi sisse. Et vesi on selline väga hea vaim, millega siis väljutatakse organismist toksiine. Samuti siin ka slaidil on näha, et piisav kogus siis aitab siis ka meie siseelunditel puhastuda. Minimaalne on siis ööpäevas vaja juua 1,5 liitrit koos koralmainiga. Kindlasti vesi võiks olla puhas. Ja tähelepanu sellele nüüd juhtida, et vee kogus peaks olema päevas 30 kuni 40 milliliitrit keha kilogrammi kohta. Ehk siis tegelikult soovitatav on puhastusprogrammide juba 40 milliliitrit. Et just nende samade toksiinide väljutamise pärast on see 40 milliliitrit. Kui see siiski on väga-väga suur tundub, siis alla 30 milliliitri keha kilogrammi kohta ei tohiks see veekogus päevas kindlasti olla. Et seda jälgige kindlasti palun. Panen selle teile kohe südamele. Vastasel korral lihtsalt see ei võta maksimumi sellest puhastusest ja ei tunne ka ennast väga hästi. Ja juua võib portsjonite kaupa, 2 klaasi kaupa näiteks juua päeva jooksul. Mis ma siin veel välja tooks on selle, et hommikul, kui te üles tõusete, siis ennem kui te hakkate sööma, ennem võiks juua 630 milliliitrit koralmainvett tühja kõhu peale, nii et siis hakkab organism tööle, sest töö jooksul me kaotame higistades, hingates, kaotame vett ja väga oluline on hommikul just see vee tasakaalu taastamine ennem sööma hakkamist. Kui nüüd võtta jooke, et mida juua, kohvi on ju keelatud, siis ei soovita juua ka musta teed. Nüüd need joogid siis tulevad lisaks sellele veele. Rohelist teed võib juua või teisi taimeteesi, siis näiteks koralklaabil on olemas ka Slim by Slim tee. Väga mugav näiteks kes on kohvijoojad ja hommikul kohvi asemel seda juua. Samamoodi peaks vähendama isu ja lagundama rasvarakke. Ja ööseks võib enne magama minekut, ütleme niisugune tund aega võib juua ka Fun Detox teed, et siis öösel toetada meie maksatoetamist. Ja selline ongi siis niisugune lühikene kokkuvõte meie toitumisest Parashi-programmi ajal. Hoidke ennast ilusti rajal. Pidage toitumissoovitustest kinni ja teie keha pärast tänab teid selle eest.